Nädalavahetusel käis Tallinna loomade hoiupaigas vilgas tegevus. Julmad inimesed tulevad suvilatest linnadesse tagasi, oma kevadel võetud lemmikud aga lihtsalt visatakse minema. Tallinna varjupaigas on nüüd koeralapsi ligi 50 ja jäädakse juba jänni nende toitmisega. Paljud inimesed tulid hoiupaiga kutsika buumi ajal appi. Tuldi koos peredega, toodi toidukraami ning muud vajalikku. Täielik hullumaja, aga Tallinna varjupaik annab oma parima ja püüab kõik hädalised ära mahutada. Mõne veterinaar- ja toiduameti spetsialisti nõuannet loomad pärast 14 päeva hukata, nad kuulda ei võta ja võitlevad iga elu eest. Praegu on ikka väga hull selles mõttes, et loomi tuleb igast uksest ja aknast kogu aeg ja meil on maja täiesti täis. Vahest on tunne, et me peaksime kummist olema. Seaduse järgi maksavad omavalitsused ainult 2 nädala toidu eest. Edasi sõltub loomade ellujäämine annetajatest. Ka Maksuameti inimesed tegid väikese korjanduse ja tulid nüüd söögipoolist tooma. Kus te kuulsite, et siin kutsikate uputus on? Lehest lugesime. Ja täitsa ise läksite poodi oma rahast ostsite? Ei, kogusime kokku töö juurest. Kus kohast te töötate? Tähendab, naine töötab Maksuametis. See on Maksuameti poolt siis väike abi varjupaigale. Töötajatelt, jah. Kui suure koguse siis saite annetada nüüd? Kokku on 105 kilo. Riigiametnikke oli näha veelgi. Pirita linnaosa valitsuse peaspetsialist Marina Lõssenko tuli koos perega. Vaba päev ja miks mitte siis mõni koer jalutama viia ja kassile pai teha. Väike rahaline annetus muidugi varjupaigale ka. Reporter linnaametnike palkadega võistelda muidugi ei suuda, aga taskust viimase 27 krooni andsime meiegi. Häbi küll, aga loodame, et ka sellest piskust on veidikene abi. Varjupaiga töötajad on kõigile abistajatele südamest tänulikud. Tänaseks 3 kutsikat on juba õnnelikult uues kodus ja teised kosuvad jõudsalt.